Et jah, et oli probleeme, siin sai tükeldatud neid videofaile, sest et kogu aeg katkes ära, et mäluruum oli täis. Aga samas, need videod, mis ma üles laadisin, need ma kustutasin ära tegelikult. Aga kustutasin prügikasti ja prügikasti nüüd otsisin siis päris kaua, et mingi SD-kaart, et tuli teade, et kustutage SD-kaardi pealt ära, et mäluruumi vabastada. Aga siis, kui otsingusse paned SD-kaardi, et siis seda terminit nagu see sead ei leia. Ja tuhtisin igalt poolt ja leidsin lõpuks selle prügikasti üles, et naljakas on natuke, aga mis teha, nalja peab ka saama. Tahaksingi näidata, et ma arvasin, et siin on jõgi siin Vanakuuli tänavale, keset neid laohooneid, aga jõgi ta vist ei ole. Näitan natuke siin mingi, ongi see madalam, ta on sooala, madalam koht ja siis vesi on kogunenud siia. Näitan seda basseini siin. Et sellepärast see looduslik ala on siin säilinud ka, et ta on madalam, siis keegi ei hakka energiat raiskama. Et teda siin tuua pinnast, et teda siin tõsta on ju, et saaks ehitada siia midagi. Et oleks ta samal tasapinnal see ala seal. Samal tasapinnal, mis see, kus ma kõnnin praegu. Et siis oleks ta samamoodi kindlasti mingid putgad või rajatised, laohooned. Kas või see staadion, mis seal on. See staadion on ka tegelikult madalam, kui ma vaatan. Et aga Vene ajal ehitati, eks Vene ajal oli ju rahas ei olnud küsimus, et keegi ei küsinud rahanumbrit, et oli vaja teha, siis tehti ja tehti päris palju, et tegelikult see sama Laagna tee, kuhu suunas me liigume, ületame Punase tänava. Praegult on foor roheline, enam ei vilgub, ma ei hakka jooksma. Liigume Laagna tee suunas. Tegelikult see ehitati ju ka Vene ajal. Siin on siin huvitav ristmik, et Punane tänav ristubki. Et lähed siis Mustakivi tee poole. Ja meie läheme siis Laagna tee poole. See on risti. Laagna tee on risti Mustakivi teega. Aga see Laagna tee ehitatigi ka ju tegelikult, seal on ju 8 rida, et 4 rida ühes suunas, 4 rida teises suunas. Risti Laagna teega on, Risti kanaliga nii-öelda, on 8 silda, võib-olla 9, võib-olla 7, ütleme seal suurusjärgus 8 on ju. Ja siis see ehitati ju Vene ajal, et ega siis polnud probleemi on ju, et tehti ära ja ikka päris ideaalne nagu ühendus, et ega ta oligi siin ju kuni tänase päevani suht üks parimaid teid, lahendusi siin Tallinnas võib-olla võib niimoodi öelda, et nüüd tehti see Õismäe viadukt, eks ole, kui kaua seda planeeriti, eks ole, ja tegelikult kõik need 30 aastat võib-olla on ju. Ja neid idee tehti ka ju suure kisaga ja et aga Vene ajal nagu taheti ja tuli mõte pähe ja et on vaja ja löödi kopp maasse ja inimesed tegid ja ei olnud sellist probleemi, et kas kellele kirjutada või kuidas kellele kirjutada või keda tunda, et kui tunti või kuskil vajadust, et oleks tarvis, siis tulid inimesed kokku ja hakkasid tööle, et said kõik leiba lauale ja riided selga ja ütleme see Savetski Sajuus, et jah, et
et muru nüüd oli rohelisem, eks ole, noh, praegu on ka praegu on ta ka roheline, eks ole. Aga ega selline küsimus on praegu päris terav, et kui siingi vaadata Lasnamäel ringi, et on siin ju 120 000 elanikku. Nagu ma enne mainisin, et on neid kortermaju 5000, et praegust ei ole seda Savitski Sojuzi taga, on ju, kes tooks enda loodusressurssidest igasuguseid metalle ja materjale, tehnikat, on ju, nende ressursside eest sealt ehitati, eks ole. Et siis, nüüd on Eurosajus, eks ole, et siis on need projektid kirjutatud ja Vene ajal ju sellist projekti ju ei olnud, et lihtsalt tehti ja toodi, et nüüd on ju need projektid kirjutatud ja ega siis niisama midagi ei kirjutatakse ju sellepärast, et tahetakse seda raha tagasi saada. Et kui me nüüd tahaks sealt liidust nagu välja astuda, et siis Suurbritannia ju maksis ka päris suured, võib neid nimetada lepingu rikkumise summad nii-öelda siis, lepingu lõpetamiseks ütleme siis summad päris suured, et sealt välja astuda. Et meil tuleks see sama asi teha, et kas meil see raha on olemas. Minul näiteks ei ole. Kui siin vaadata, aga ma näitan seda Lasnamäe piirkonda. Et päris võimas piirkond, et suures osas ta ju Vene ajal ehitati üles kõik need 5000 plokkmaja ja nüüd siis 30 aastaga on need laohooned, eks ole, suht lihtsalt sellised tehtud, on ju. Et aga kui nüüd jah, et need rahad, millega Venemaa, eks ole, meilt ei nõua raha, seda tagasi, mis ta siia tõi. Et Venemaa, teeb äri ka praegult meiega, et meile näitasin, et rongivagunid käivad, naftat toovad Venemaalt ja metalli ja igasuguseid masinaid, tehnikat, et näiteks Venemaa saab siia enda kaupa müüa ja tegelikult gaasi ka tuuakse nende vagunitega, tsisternvagunitega. Et aga kokkuvõttes Venemaa nagu seda raha meilt tagasi ei nõua, mis ta siia panustas. Aga Euroliit nõuaks ja seda raha nüüd minu arvates meil võtta ei oleks, kui nüüd me tahaks sealt välja astuda. Et kuidas, miks me peaks sealt välja astuma, et selleks peaks ju ka mingi põhjus olema. Et kas see põhjus siis on olemas. Et kui nüüd vaadatagi seda, et kuidas need ressursid nüüd siis siin, et kas see tegevus nagu, mida me teeme nende ressursside kasutamise katmiseks, et kas see tegevus on meeldiv, et selleks peaks ju olema, et nagu räägitud, et kui Venemaa ei tule seda ressurssi, et tulid nad, eks ole, suht niimoodi Venemaa suure hingega, eks ole, südamest nagu andis meile need ressursid kasutamiseks, ühise eesmärgi täitmiseks siis. Ja nüüd me lähmegi läbi tunneli. See tunnel on siis Laagnade alt läheb läbi, et saaks siis teisel poolel Laagna teed. Seal on siis Tähesaju piirkond ja Katleri ja
lähme vaatame, seal on kaubanduskeskuste taga on ehitatud tegelikult päris huvitav mänguväljak ka. Aga et kuidas me nüüd neid ressursse teenime, eks ole. Et siis peaks, et kui Euroliit tahab ikkagi kõik neid struktuurfondide raha ikkagi ajajärgus, ajapikku ta tahab ikkagi tagasi. Et praegu me teenime tagasi neid teenindusega, et teenindus on ju ka praegult turism ja ütleme hotellid, toitlustus, kõik sellised on praegult ju läinud päris nagu nullilähedasse tootlusesse. Sellega nagu praegult on keerulised piirangud. Turiste väga ei tule, väga ei ole nagu, et selle tegevusega on neid ressursside kasutamiseks seda raha tagasi teenida nagu natukene keeruline. Et siis vaatame nagu, mis on siis need muud võimalused, kuidas seda ressursside kasutamiseks siis seda need vahendeid tagasi teenida. Et kui nüüd võttagi nagu see piirkond, näitame seda võimast Lasnamäed, et seal terendamas siis need paneelmajad, et võimas piirkond on küll, et siin ongi see Tähesaju uus piirkond, uus arendus siis, see on siis suur ehituspood Bauhaus. Et Bauhaus on päris mugav on, ma kunagi ostsin sealt ehitusmaterjale, et seal on siuke drive-in ala, sõidad autoga sisse ja ise valid kauba välja, paned käru peale või kaubikusse ja siis välja sõites maksad ära kassas, et päris mugav on küll, et eks need hinnad on võib-olla natukene kallimad kui näiteks depos võib-olla, aga ütleme, asjad on kõik väga head ja valik on ka päris hea. Et siis ongi nagu see asi, et millega me siis veel tegeleme, et nende ressursside kasutamist, kõik see infra, mis on ehitatud, kõik see, eks ole, nafta, mida me kasutame, autod, mida me kasutame, kõik need materjalid, et meil ju ei ole naftat, meil ei ole ka autotööstust, meil ei ole tegelikult metallide tootmise tööstust, et mis on siis veel see, kui nüüd turism on nagu ära langenud, teenindus on ära langenud, et siis väljaspoolt siis saada tulusid ja samas ei ole meil ka neid loodusressursse, puitu ka nii väga ei ole, et see ei katta ära nagu neid vajadusi, mida me kasutame. Puitu ei ole nii palju, metsa ei kasva nii palju peale, põllumajandus ei tooda nagu sellisel määral, seda põlde ei ole võimalik kasutada sellisel määral, et nad kõiki neid kulusid kataks. Et need põllud neid ei ole niivõrd palju ja ei ole võimalik nagu sealt seda tootlust saada kätte, et kõike seda ressurssi kulu ära katta. Et mis võiks veel olla need kohad, kus me siis saaksime kõike seda katta, mida me kasutame, mis on siis eelmainitud siin. Et tegelevad ju, võiks öelda IT-ga, eks ole, paljud, eks ole, siis pakuvad siis digitehnilisi mingeid lahendusi, mis siis võiks ka väljapoole, mida saaks siis väljapoole müüa, et siis seda tulu sisse tuua. Aga siis küsimus, milleni ma jõuda tahtsingi, olekski see, et kas kõik need siin 5000 plokkmaja, eks ole, ja need 100 000 korterit ligi lähedalt, eks ole. Kas seal kõigis on siis krüptokaevandajad ja
IT-spetsialistid ja raha trissib sealt arvutitest sisse, et ma kahtlen, et see nii on kahjuks. Et see rahavoog peaks olema ju päris suur, et neid kulusid tegelikult katta, et mis näitab ka seda, et tegelikult ju päris paljud on ju võlgade laenude tagasimaksmise raskustes. Et ma näitan nüüd seda piirkonda, mis Tähesaju piirkond, mis ehitati ja arendati siin viimase 5-6 aasta jooksul. Siin ongi siis on-off, eks ole, autoremont, autoaed on seal, magasin on seal taga, fiksus, et see on kõik ehitatud nüüd 5 aasta jooksul. Iseenesest tegelikult lihtsad nagu hooned, küllaltki suhteliselt laohoone sarnased. Ja seal, ma ei mäleta enam, mis selle piirkond seal, kus need majad on, loppmajad. Virbi tänav on seal. Et see tee läheb siis lauluväljakuni välja. Läheb see tee. Tinka-vonka selline tee. Et see vaatan inimesi siin liigub päris palju. Et siis lähme edasi. Siis proovime siit Tähesaju teest üle saada ja siis sinna laohoonete taha, kus on siis need päris huvitav mänguväljak on ehitatud. Suur mänguväljaku kompleks lausa. Ja siis need kõnniteed, terviserajad, kergliiklustee on ka tehtud siia päris hea, et ühendab seda peaaegu kogu seda Lasnamäge, et seda ka siin paar aastat tagasi tegelikult ei olnud, et siit siis fiksuse eest mööda ja ei olegi vaja fiksuse eest mööda minna, aga sealt kaudu, et on tehtud see tee läbi nüüd, kus kunagi oli siis Võsa. Et sealt on tehtud tee ja saab nüüd läbida kogu seda piirkonda, mis oli kunagi Võsas. Kunagi, mis tegin lõikasin lühemaks endale teed, et siis läksin läbi metsa ja läbi Võsa ja jalad olid märjad ja kõik, et aga nüüd on tehtud siia tee, ma näitan kohe, lähme siit mööda, siis näitan seda teed, et mis läbib siis seda Võsa, et see läheb sinna Katlerini välja ja kuni Piritani välja, et saame jalutada, et inimesi ikkagi liigub päris palju pühapäeval, ongi selline uhkepäev võetud siis selliseks päevaks, kui liikuda. Tundub niimoodi, et ülejäänud ajal sõidetakse palju autodega, aga ega siin taustalt näha, et ega praeguse autodega liikumine on ka päris aktiivne. Et ega keegi ei maga vist, kes sõidab autoga, kes jalutab ja tegutsetakse päris vilkalt. Et siin on nüüd siis see Tähesaju piirkond, kus on siis tegelikult jääb piirkonnast natuke välja selline huvitav hoone. Ma näitan seda hoonet. Seal kaugemal on see hoone, must hoone. Et see on endine Mereakadeemia hoone. Oli siis Mereakadeemia, valmis, said õppida siis mere peal töötavad, mere peale tööle suunduvad kodanikud, et see on nüüd värvunud mustaks, et kunagi oli ta punast värvi, et aga nüüd see hoone 5-6 aastat tagasi ehitati ümber
korterelamuks. Et nüüd seal enam Mereakadeemiat ei ole, et on selle hoone nimi nüüd siis Vega. Et aga siin ongi natukene keeruline on siin minna edasi. Inimesi tuleb palju vastu, et siin midagi näidata, et siis näitan praegu ennast, sest et siin vaatame, lähme natuke edasi, siis natukene lähme edasi, ma näitan ka seda mänguväljak terendab. Noh, selline uhke mänguväljak. Aga selline kergliiklustee on siin jah, et ma lähen natukene siia muru peale. Ja liigume edasi siin, seda ei olnud jah, seda kergliiklusteed ei olnud siin 5 aastat tagasi. Et see on kõik siin nüüd tehtud, et saab seda kunagist võsa, kunagi oli siin, noh, praegult on seda võsa ka kõik näha. Et aga lihtsalt nüüd seda saab läbida sellise mõnusa tee peal. Ja nüüd on meil valik, kas lähme rohkem Katleri poole, kus hakkab pihta Pirita linnaosa. Et Katleri jah, on suht Pirita linnaosa ligidal, et see Lasnamägi on jah selline, et osa maju on ju suht Pirita linnaosa piiri peal tegelikult. Ma näitan veel seda Mereakadeemia hoonet, ma ei ole kindel, kas endist hoonet, et ma ei ole kindel, kas enne jäi hästi näha. Et selline ta on niisugune paras pirakas. Jätkame siis, mänguväljakut oli näha, et päris uhke, aga ma kunagi vaatasin seal, et ühel päeval jalutasin seal, siis päris nagu tõsine asi on selles mõttes, et ega see liuväli või liutoru päris järsk, et ei julgegi. Mina muidugi ei või sinna minna. Võib-olla võin, aga ma ei tea, et kas on mõtet. Aga igatahes väga ei tahaks sealt ülevalt liugu lasta, sellepärast, et päris järsk tundus olevat. Aga ma näitan siin mänguväljak nagu jätkub, et siin on selline interaktiivsem. Seal on interaktiivsem selline. Ma polegi siin käinud varem. Et seal tundub midagi huvitavat olema. Mingi siuke välijõusaali moodi ja siis turnimisala moodi ala, et ma näitan pinki ka, saab siin istuda näiteks. Pinkidega ongi siuke asi, et on näha, et ta on siin kõnnitee ääres, on pingid. Siis tegelikult on nagu natukene, et kui ma istun siin nüüd pingi peal, eks ole, et näiteks siin pingi peal istun, siis inimesed kõnnivad mööda, et ma ei ole selle vastu midagi, et et ikkagi, et selles mõttes natukene ma ise oleks ehitanud niimoodi, et muidugi vahet ei ole, et saab ju istuda, et mis seal siis imelikku on, et üks kõnnib mööda ja teine istub, on ju. Aga et lihtsalt siuke alternatiiv võib-olla võiks olla, et on siuke mingi ala, on ka selliseid kohti ka tegelikult, kus on siis tehtud selline ala. On siuke ala lihtsalt, et lähed natukene kõnniteest eemale ja siis on siuke istumisala, et kes tahab, istub seal ja et see oleks ka siuke alternatiiv lihtsalt. Aga on niimoodi tehtud, on ka hea, on ju. Et ega siis ei saa ju pahaks panna, et kui keegi istub, aga võib-olla siis oleks see nagu need tegevused ära jaotatud rohkem, et kes tahab seal omaette istuda või puhata, et saab seal siis olla, aga ei ole see nii, seal on siuke ala. Selline kaugem ala on ju, et selline istumisala natuke eemal ja aga ega kus see piir jookseb, et ega siis
mingist piirist on ikkagi see käitumine oluline. Et me võime ju igasuguseid silte ja alasid määratleda ja piire tõmmata, aga kuskil need ikkagi piirid jooksevad kokku, et ma näitan seda mänguväljakut veel. Et ma mäletan, kunagi oli, mingid telesaated olid kunagi, kus oli näidatud neid laste vembutembu maad või mingid siuksed. Et siis olid ju kõik need tasulised, eks ole. Et näed, et nüüd on siuke seikluspark on ju, et tule ja mölla on ju, et täitsa nagu piletit ei ole ja täitsa nagu anna minna on ju, et aga ei ole näha lapsi väga eriti siin turnimas, et niimoodi see olukord. Aga metsa on siin alles veel, et see on jah tehtud ka nüüd hiljuti, see mõnus ala, et ja siis nüüd ongi, oleme siin ju liikunud nüüd juba Katleri tänaval oleme. See on tegelikult Katleri asum on üks 17 asumist Lasnamäel. Et on tegelikult ametlikult on ju näiteks Kuristiku ja Kuremäe ja Kuristiku asum on ka siin ligidal ja Kivilinna ja Loopealse ja Uuslinna. Tuntumad asumad on Mustakivi, Pae, eks ole, et nende asumitega ongi nii, et ega nad on ametlikult pandud, kirjutatud on ju, aga kui palju neid keegi kasutab, et ma nüüd elan Kuristiku asum või Kivilinna asumis, eks ole, et ikka öeldakse, et Lasnamäe ja võib-olla keegi määratleb seal, et Priises, eks ole, et siis on teada, et seal kaugemal on ja tagapool on ja, aga üldjuhul ikkagi ju öeldakse, et Lasnamäel ja Punasel tänaval näiteks, et see on nagu selge pilt, et ega polegi väga kuulnud, et keegi ütleks, et ma elan Kivilinna asumis. Et tänapäeval on üldse ju niimoodi, et ega see määratlus, kui oluliseks ta nüüd muutub, või kui oluliseks ta on muutunud, et ega tahad sa kuskile minna, midagi üles leida, tegelikult paned Google Maps'i, kirjutad ju sisse ja näiteks bussigagi saad liikuda niimoodi, et paned asukoha ja sihtkoha ja ta näitab sulle kohe Google Maps'is, et milliste bussidega kõige paremini ja kaua aega võtab ja kuhu jalutada, kuhu minna. Et praegult on see jah, kõik tegelikult andmebaasides nagu päris lihtsaks tehtud, et kuskilt kelleltki küsida, et mis või kus asub või kuhu minna, et aga siin taamal ongi Katleri siis hooned, Katleri asumi siis paneelmajad. On veel mingi tasuline autoparkla, et mis siis on valvega, mingi putka on ka seal, aga kuigi ma vaatan, et see putka on suht räämas, et ja ikka on keegi seal sees. Et siis ikkagi on valvega parkla ja järelikult siis ikkagi on see päevakohane teema, et ega siis kas pole parkimiskohta, Vene ajal ju ehitati, polnud autosid nii palju, parkimiskohti ei tehtud maja ette nii palju, aga teine probleem võib olla see, et ma vaatan, et seal, mis on maja ees autod, et tegelikult seal on parkimiskohti ka oleks, aga osad võib-olla lihtsalt ei taha panna, sellepärast et kas varastatakse või autovarguseid ju tänapäeval nii palju ei ole, et ma arvan, et võib-olla on see probleem, et seal, kus on need vabad kohad, et siis lihtsalt see, kes pargib siin autoaias enda autot tasulises parklas, et tema pole selle maja elanik, kus on see vaba koht ja et tal ei ole seal luba panna enda autot sinna. Et selles ongi see asi, et tegelikult võimalusi
on, aga noh, inimene on sellise loomusega, et kui ta saab tasuta seda võimalust kasutada, siis noh, ta kasutab lõpmatult, et siis ta noh, et peab ikkagi registreeritud olema see, et noh, et muidu kasutatakse lõpmatult tasuta ja elatakse kellegi kulul tasu vastu andmata. Siis on selle asja nimi orjus. Et seda siis vältida, siis on kõik registreeritud, kõik peab olema nagu arvel selles mõttes. Midagi teha pole, see on inimloomus, et jõuame sinna sama kohta tagasi, et ressursid on piiratud. Et ongi, et noh, meil on ju ressursse, eks ole, mida me kasutame, aga meil endal siin ei ole neid materjale. Eestis ei ole ju naftat, Eestis ei ole metalli. Et meil ei ole seda materjali, mida me tegelikult kasutame. Meil ei ole autotööstus tegelikult. Volkswagen, Volvo, Ford, no mis iganes automark, Toyota, ükskõik, kas või Žiguli, BMW, kõik on välismaa autod. Et need ressursid on ju ikkagi piiratud. Neid ressursse meil ei ole, aga soovid on ju piiramatud. Et me ikkagi kasutame seda, mida meil endal tegelikult ei ole siin. Et selles see küsimus siin tiirlebki, et kuidas seda kasutust siis katta, et mida me siis vastu anname. Et praegult ongi see küsimus, et transiit on üks asi, milles me oleme tegelikult päris edukad. Et Ukraina ju vahendas ka ju gaasi, vahendas Venemaalt Lääne-Euroopasse, aga nad hakkasid varastama ja siis tuli see sõda. Maidani väljakult sai see alguse. Aga meil see transiidi vahendus nagu tundub, et sellega mõlemad pooled on rahul, et kaup liigub ja kauba eest on makstud ja see, kes seda kaupa ostab, saab enda kauba kätte, et see transiit läheb edasi, sest tuleb ju Rail Baltic ka, et siis sealt ka midagi võib-olla kindlasti pudiseb, et kui meie ikkagi tegeleme selle opereerimisega ja vahendamisega ja haldamisega, et siis meile seal see komisjoni tasu ka kukub, aga noh, ega neid inimesi ei ole ju palju, kes sealt teenistust saavad. Et kõik ei saa ju. Kõik 1,4 miljonit ju kindlasti ei saa sellest nii suurt tulu sellest Rail Balticust, et nüüd elatada ennast sellest, et komisjoni tasud jäävad ju suures joones ikkagi seal 6% juurde. Kukub see protsent ikkagi sinna kuskile kokkuvõttes. Ma näitan siin seda parki veel, mis siin siis Mustakivis Tähesaju territooriumil on, et lunapark. Noh, ongi lunapark, eks ole, võib nii öelda selle kohta, et rulapark ja saavad siis rulamehed ja trekiratturid, et noh, praeguse ilmaga ikka siin oleks ikka päris karm, libe ka ja betoon on libe. Päris karm oleks trikitada neid käeluid ja luumurdusid, igasuguseid nihestusi ja marastusi, et noh, ma arvan, et siin Rauma punkt on päris palju kliente saanud siit, et asjad on ringluses, aga noh, eks elu otsib väljundit, et natukene siis siit peamagistraalist nii-öelda läksin rohkem sinna, ütleme, Katleri tee poole. Siit Tähesaju piirkonnast välja, et siis on natuke rahulikum ka.
saab siis juurelda edasi selle üle, et mis pidi siis lisaks Rail Balticule on ju sealt vahendustasu teenimisele, et kuidas siis veel siis hankida siis enda elatamiseks vajalikke vahendeid siin Maarjamaal nii-öelda. Et noh, jõuame siin tegelikult varsti, üks kollane maja on see siis tegelikult Katleri kool, aga täiskasvanute gümnaasium paistab sealt, et noh, see on ka otsapidi seotud see hariduse värk, et ikkagi kui inimene on haritud, siis ta noh, midagi see ikkagi annab selles osas, et natukene alalhoidlikkust ja sellist teistega arvestamist ta ikkagi natukene kasvatab, et tundub, et seda ka Euroopa nagu hindab, et see empaatia ikkagi haridusest natuke tuleb, et inimene ei tõuse nii ära, et ta hakkab seda haridust omandama, siis ta näeb, et noh, et ei olegi tema see maailma naba, et maailm koosneb veel paljudest teistest inimestest ja kõikidest muudest seaduspärasustest ja jõuab ka tegelikult selleni ikkagi, et noh, et kuigi see noh, kõik on olemas, eks ole, kõik toimib, kõik need ressursid on, kaup liigub ja kõik, eks ole, aga ikkagi juurutatakse seal seda sotsiaalsust juurutatakse, et kuigi see sotsiaalsus nagu on ja kõik nagu justkui on olemas, et siis ikkagi igal asjal on tingimused, et siis seda sotsiaalsust kasvatatakse koolis ja see siis noh, loob need eeldused, et siis Euroopa Liit saaks kasutada siis neid inimesi, kes noh, kellel otseselt ei ole siis seda ressurssi, noh, kas pole seda naftat või metalli või kulda või muud väärismetalli, aga et kuidas ta siis saaks nagu sotsiaalselt ennast kasulikult rakendada siis Euroopa Liidu huvides, et seda haridust nagu Euroopa Liit ka väärtustab ja sellepärast ju sellesse ka investeeritakse Euroopa Liidu poolt, et koolimajasid on ju ehitatud uusi, siit paistabki see Katleri täiskasvanute gümnaasium, seal siis ka haridustöö käib, ma näitan veel seda Katleri piirkonda. Siit kui nägite, on selline punane maja, see ongi Eesti kõige suurem maja, et seal ongi üle 400 korteri on seal majas, et päris palju on seal, et see on Eesti suurim maja, Paasiku tänav tegelikult, noh, Katleri rajoon, noh, mina kutsun seda Katleriks, sai siit liigutud mööda seda peamagistraali, siis oli see Katleri tee ja tegelikult võikski ta ju olla Katleri tänav kõik. Aga noh, on niimoodi tükeldatud ja saab ka siis niimoodi kasutada. Aga jah, et eks see küsimuse koht on, et kuidas siis seda elu siin niimoodi mööda saata, et oleks endale hea ja oleks leib laual ja kedagi teist ka ei kahjustaks. Ma näitan kirikut. See on siis see uus kirik Lasnamäel. Teisipidi võtan siis, jah, nüüd paistis see kirik ka sealt. Ja siis on see kirik uus kirik tehtud Lasnamäele ka kirik, et varem ju Lasnamäel ei olnudki kirikut, et nüüd on siis Lasnamäe ka
nii-öelda pagana usust puhastatud ja siis ikkagi ka usupuhastuse on Lasnamäe saanud, et on siis samal pulgal, mis ülejäänud Eesti, et noh, kuivõrd usklik see on, aga eks